Tere kõigile! Eesti Eest nädala uudised 144. saade. Vaatame üle lõppenud nädala kõige olulisemad teemad. Hispaania võimud ja nende vasakpoolsed liitlased väidavad, et 10 000 Ceutat rünnanud migrandid on suures osas koju tagasi pöördunud. See väide on puhas fantaasia. Hiljutised tänavatelt pärit videomaterjalid näitavad, et linn on endiselt piiramisrõngas, sissetungijad ründavad rajatisi, hävitavad haudu, põrkavad kokku kohalikega ja muudavad Hispaania enklaavi keelutsooniks. See on täpselt massilise rände ohtlik reaalsus, mida avatud piiride ideoloogid korduvalt eitavad, kuigi tõendeid reaalajas koguneb üha rohkem. Ametlik avaldus tuli täie jõuga eelmisel reedel. Hispaania välisminister José Manuel Alvarez teatas, et praktiliselt kõik, kes Ceutasse sisenesid, on juba Marokosse naasnud. Hispaania saatkond Ühendkuningriigis kordas seda sõnumit, rõhutas, et peaaegu kõik on lahkunud, et keegi ei pääse mandrile ilma isikut kontrollimata ning et Schengeni ala terviklikkus on täielikult puutumata. Kohalikud elanikud mõistsid selle kohe valeks. Üks Ceuta elanik kirjutas, et linnas on ilmselt umbes 50 000 sissetungijat, et see on kokku varisenud ja et ametlikud arvud on puhas propaganda. Samal pärastlõunal tehtud videomaterjalid näitasid endiselt ülerahvastatud tänavaid, teravas vastuolus väitega, et enamik oli linnast juba lahkunud. Väidetavalt on kavatsus uuesti migrantidel Hispaaniat rünnata 15. augustil. Jälgime arenguid. See, mida täna meditsiinilise innovatsioonina müüakse, võib homme saada üheks ajaloo võimsaimaks jälgimisvahendiks. USA luureagentuur IARPA töötab Move'se programmi kallal, mis on tehisintellekt, mis on loodud neuroloogiliste haiguste tuvastamiseks tavaliste videosalvestiste põhjal. Ametlike avalduste kohaselt on tehnoloogia mõeldud arstide toetamiseks ja haigusnäitude tuletamiseks videotest, isegi keerulistes tingimustes. Samal ajal kirjeldab IARPA oma pikaajalist visiooni kui tööriistade väljatöötamist, mis suudavad avalikult kättesaadavate andmete abil hinnata üksikisikute ja isegi tervete populatsioonide tervise näitajaid aadressil iarpa.gov. See ületab piiri, mida varem peeti enesest mõistetavaks. Seni kasutati kaameraid inimeste tuvastamiseks või nende liikumise jälgimiseks. Tulevikus võiksid needsamad kaamerad teha järeldusi ka inimeste tervisliku seisundi kohta. Poolvalitsusliku töörühma sisearuanne tekitab Hollandis märkimisväärset poleemikat. Aruande kohaselt ei kompenseeri umbes 95% viimase 3 aasta jooksul paigaldatud päikesepaneelidest isegi nende tootmise ja paigaldamise ajal tekivad CO2 heitkogust oma tegeliku eluea jooksul. See plahvatusohtlik dokument valmis 2024. aasta lõpus, kuid kadus hiljem Hollandi majandusministeeriumisse. See on alles nüüd avalikustatud. Päikeseelektrijaam on aastaid peetud Hollandi kliimapoliitika keskseks tugisambaks. Ametlike avalduste kohaselt peaksid need andma olulise panuse globaalse soojenemise vastasesse võitlusse, tootes CO2 vaba elektrit. Hollandisse nüüd paigaldatud umbes 10 miljonit päikesepaneeli, kogu võimsusega 30 gigavatti. Päikesepaistelistel päevadel toodavad need umbes 2 korda rohkem elektrit, kui riik sel hetkel vajab. Viljakas põllumajandusmaa on ohverdatud tohutute päikeseparkide ehitamiseks ja tänu valitsuse toetustele on katuseid rekordkiirusel päikesepaneelidega kaetud. Kokku katavad need nüüd umbes 20 ruutkilomeetri suurust ala, kuid nüüd avalikuks tulnud raport maalib hoopis teistsuguse pildi. Ehk teisisõnu, ükskõik kas panna 20 ruutkilomeetrit täis päikeseparke või midagi muud, see ei anna soovitud efekti. Kuigi üle maailma ilmuvad kuumarekordid pealkirjadesse jõuavad, jääb Arktikas toimuv erakordne areng peaaegu märkamata. 80. paralleelkraadist põhja pool registreeriti 2026. aasta juunis madalaim keskmine temperatuur vastava mõõtmisseeria algusest saadik. Ka juuli oli ebatavaliselt külm. Miks see rekord meedias nii vähe tähelepanu saab? 80. kraadist põhja pool registreeriti 2026. aasta juunis Taani meteoroloogia instituudi DMI olemasolevate mõõtmiste seeriate raames läbi aegade madalaim keskmine temperatuur. Andmed pärinevad aastast 1958, see tähendab, et mõõtmisjada hõlmab
peaaegu 7 aastakümmet. Vaatamata sellele erakordsele arengule puuduvad vastavad teated suures osas rahvusvahelises meedias. Ning Bill ja Melinda Gatesi fondi katse võidelda Aafrikas malaariaga sääsevõrkude levitamise abil on geoloog Forrest Galante sõnul vallandanud piirkonna ühe tõsisema ökoloogilise katastroofi. Joe Rogani taskuhäälingu saates kirjeldas Galante ilmekalt, mis tema arvates Cahora Bassa deltas Zambezi oru südames ühes maailma kalarikkaimas magevee piirkonnas valesti läks. Gatesi fond jagas ulatusliku kampaania käigus Aafrika elanikkonnale miljonid sääsevõrke, et ohjeldada malaaria levikut. Paberil peeti projekti humanitaarabi edulooks. Tegelikkuses aga avanes hoopis teine reaalsus. Nagu Galante teatab, kasutasid paljud Cahora Bassa delta ümbruse külakogukonnad võrke mitte sääskedest kaitsmiseks, vaid kalapüügiks. See, mis algselt tundus vajadust tuleneva pragmaatilise otsusena, arenes tohutuks ökoloogiliseks probleemiks. Eesti portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult, kui toetada neid pisikese toetusega. Toeta eesti.com-i, Mihkel Johannes Paimla, EE 4077 0077 1008 49 6547 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalus saate näha nii saate jooksul kui ka päris saate lõpus. Selline oli meie seekordne uudistesaade. Järgmise nädala lõpuks peaks olema vandenõude analüüs näha kõigile. Loodame, et see ka nii on. Ning meie järgmine nädalasaade on eetris nädala pärast. Kõike head!